Tere õhtust, mina olen Liis. Mina olen siis Ronkronga giid. Ma pärast jagan teile piletid ka, et siis te saate rohkem infot meie teiste tuuride kohta ka. Ja täna ma süütasin küünla, sellepärast et me jalutame natukene mööda Toomemäge ja räägime kummitustest. Et siis natuke neid rahutuid vaime rahustada, sest ma olen kuulnud, et neile meeldib elav tuli, et kui me võib-olla natuke nende üle nalja teeme, siis nad väga ei pahanda. Ja täna me siis jalutame ümber Toomkiriku, aga õnneks on hea soe ilm. Vaatepilt. Aga kuna ma olen folklorist, siis ma olen õppinud nagu natukene neid mõisteid ka. Ja siis ma tean, et Viljandimaal öeldakse lummutis ja tegelikult kummitus tuleb sellest, et see on baltisakslaste sakste kohta öeldud, et eestlased ise tundsid pigem kodukäijaid, et neil ei olnud kummitusi. Kummitus on nagu selline võõrapärane mõiste pigem, et kui saksad käisid kodu või siis nende kohta öeldi kummitus, aga eestlastel taludes käisid kodukäijad. Ehk siis, et surnute esivanemate vaimud, kes pärimus ja see jutustab sellest, kuidas Toomkirikut ehitati kunagi, et siis olevat siin olnud hästi palju probleeme, et need müürid ei tahtnud üldse püsti püsida ja kogu aeg nagu lagunes midagi ära, et kogu aeg üritati siis uuesti alustada ehitustegevust, aga see jälle lagunes ära ja siis lõpuks küsiti nõu targa käest, et siis loomulikult üks tark vanamees leidis, et ma tean küll, mis siin valesti on, et teil on ju ehitusohver toomata, te peaksite kellegi siia kirikusse sisse müürima. Et see on siis mõnes mõttes nagu tänapäeva mõistes nurgakivi panek. Et kui tehakse uus ehitis, siis pannakse sinna kas näiteks ajaleht Postimees või midagi silindri sisse ja siis sajandite pärast leitakse. Et siis toona oli selline arusaam, et kui sa selle ei õnnestu, kui rootslased taganesid ja venelased siis said linna enda valdusesse, siis rootslastel jäi suur varandus siia maha, pidid oma suure kulla siis kuhugi ära peitma ja nad otsustasid selle siia mäe sisse peita või kuhugi Toomemäele. Siis arvatakse, et siin on tohutu varandus. Et avastasid, et on üks selline puidustrast. Ja nad loomulikult lootsid, et äkki nad leiavad siit selle Rootsi pintsis päranduse ja hakkasid seda lahti kammutama. Ja siis nad üritasid seda lahti teha, aga see oli nii kõvasti naetega kinni, et nad ei jaksanud seda avada. Nad üritasid seda ka tõsta, endaga kaasa tuua, aga ühele poisile kukkus see vargu peale. Ja siis nad loobusid midagi, mida ei tohi. Kuulsin, et Liina siin mainis enne, et siin majas kummitada. Mina ei ole neid selle maja lugusid kuulnud.
otsustasid absoluutselt kõikidest nendest vangidest vabaneda ja siis ühel hommikul oli avastatud, et kõik naisvangid, need olid poliitvangid, et nad ei olnud mingid selles mõttes kurjategijad, vaid intelligents ikkagi, poliitilistel põhjustel siis kinni peetud, et nemad siis olevat jäljetult kadunud ühel hommikul. Kõikide nende naiste isiklikud asjad ja dokumendid olid nendes vangikongides alles, aga ainsad siis, keda ei olnud, olid naised. Et on lihtsalt teada see, et nad lasti kõik korraga maha, aga kus nad mõrvad või kuhu nad maetud on, seda ei teata tänase päevani. See on lihtsalt üks selline jube seik meil siin teise maailmasõja aegadest. Ja samalaadne asi juhtus ka läbivaadet üle kogu terve enam ei olnud, et sellest oli siis lebas see mees põrandal maas. Et meil ei ole kunagi midagi taolist olnud, et vaadake, et see algas teie kabinetist, siis liikus edasi kõrvalruumi, niimoodi, et kuni terve korrus oli pandud häiresse, et need nii-öelda häirekellad siis olid täiesti põhjas. Ja siis tal on siis mingi valge lõpp seljas või valge kleit, ja ta kandnud siis otsakühid, et teda kuulda just otsakühide. Ja talle väga meeldivad sellised paksud arhiiviraamatud ja säilikud. Et kui siin arhiivitöötajad näiteks avastavad kusagilt aknalaua pealt mingi säiliku, mis sinna ei tohiks nagu kuuluda, mis peaks olema hoidlusluku taga, siis tihtipeale nagu naljatamisi ütlevad üksteisele, et näed, siis võib-olla sellepärast, aga loomulikult teine teooria on see, et meil juba inglisid on olemas ja seal on selline ingli näoga professor Barrault, et siis sellele peaks vastand olema, et siis on nagu kurendit ka vaja. Aga kusjuures professor Barrault, esimene ülikooli rektor, oli doktor Mantoufeli vanaisa, et nad on veel omavahel sugulused, need kaks meest, kellel need kaks silda on ühendatud. Nii et ka siin on siis nagu selline side. Aga jah, üks oli, et siis need maja vaimud muutuvad rahutuks. Et siis siin olevat samamoodi juhtunud, et need toonased siin majas töötanud medõed ja arstid rääkisid, et siis läks kuidagi olemine siin hästi raskeks, just vahetult enne kolimist või kolimise ajal. Et nad olevat siis siin rohkem täheldanud sellist üle. Siis tütar, kui ta sai aru, et mis toimub, siis ta loomulikult hakkas ema paluma, et ei, et palun ära müü mind ära. Et ma luban, et ma olen edaspidi hea laps ja enam ei ropenda ja enam ei vaidle sinuga. Ja siis emal hakkas loomulikult kahju, tahtis oma tütart tagasi, aga siis oli see noor arst hoopis ka selline vankumatu, kes ütles, et ei, et teie olete oma raha saanud, meil on leping allkirjastatud ja et nüüd ei ole enam midagi, et andke aga oma tütar siia. Et tegelikult kirjandusmuuseumi lillastand ja siis Vanemuusik